Armu teile ja rahu Jumalalt kui Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen Luuka rõõmusõnumi 23. peatüki 32-46 salmini. Aga ka 2 muud kurjategijat viidi hukkamisele koos temaga. Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse Pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti, samuti kurjategijad, ühe temast paremale, teise vasemale. Aga Jeesus ütles, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades. Ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama, aga ülemadki irvitasid Jeesuse üle. Teisi ta on päästnud, päästku iseennast, kui ta on see äravalitu Jumala Messias. Ja ka sõdurid teotasid teda, astudes ta juurde, tuues talle äädikat ja öeldes, kui sa oled juutide kuningas, päästa iseennast. Aga tema kohal oli ka tahvel, see on juutide kuningas. Aga üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust, eks sa ole Messias, päästa siis iseennast ja meid. Aga teine sõitles teda, karda ometi Jumalat, kuna sa oled sellesama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt. Aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle, tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedus üle terve maa kuni kella 3 peale lõunat, sest päike pimenes. Aga templi vahevaip kärises keskelt lõhki ja Jeesus hüüdis valju häälega, Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seda öeldes heitis ta hinge. Aamen. Kristus olgu sulle, Kristus. Oleme suure reede hetke jõudnud. Suurel reedel Jeesus on ristil, nii nagu siit loost lugesime 2 kurjategija vahel, oma maise teekonna suurima inimliku valu keskpunktis. Ümberringi on palju inimesi erinevate mõtete ja hoiakutega. Mõned toimetavad asjalikult, mõned kurvastavad, aga mõned on ka üleolevad, naeruvääristavad, põlastavad, halvustavad. Isegi üks naaberristil rippuv tegelane on üleolev, teine manitseb. Aga Jeesus ei lase ennast segada sellest, mis toimub ümberringi. Rohkem kui see, mida tema süda tunneb. Ta on keskendunud Jumalale, oma Isale. Aga ühtlasi tunneb ta armastavat muret ümbruse pärast. Ta on seda juba teekonnal nutvatele naistele väljendanud enne seda lõiku, mida siit lugesime. Ja nüüd ka 3 lauset, mida Jeesus ristil ütleb. Esimene on eestpalve. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.
teine on tõotuslubadus. Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Ja kolmas on lahtilastev ja ühtlasi siduv lause: Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Kas Jeesus oli õnnelik? Kas ta oli õnnelik oma teel, oma elus? Kas ta oli õnnelik ristil? Meie inimestena soovime saada õnnelikuks. See on tihtipeale meie elu keskmes taotlusena, mingi fookusena, mille poole me püüdleme. Ja sageli me mõtleme sellest kui millestki, kus probleemid puuduvad. Kõik on nii-öelda meie kriteeriumite järgi hästi. Kui me vaatame Jeesuse sõnade peale, selles samas Luuka rõõmusõnumis pisut eespool on õndsaks kiitmised. Õndsad olete teie, kes te nüüd nälgite, sest teie saate küllaga. Õndsad olete teie, kes te nüüd nutate, sest te saate naerda ja nii edasi. Jeesus seob oma sõnadega õnneliku olemise valuga, kaotusega, loobumisega, piirangute ja puudu olemisega. Ja näitab, et õnnelik olemine ei pea alati tähendama meie mugavust, meie soovide täitumist, meie pildis kõigi kriteeriumite teostumist, vaid hoopiski loobumise ja valuga kontaktis olles avardub tegelikult õnnelik olemise ja õnnistuse tegelik väärtus ja tähendus. Ja seda erilist väärtust ja õnnistust näitab ta ka oma teega. Jeesus küll ei ole kaotanud kontakti oma elus oma isaga Jumalaga ilmselt kunagi, aga ja Jumal on alati tema kõrval ja tema fookuses. Aga tema kõrval on inimesed, kes aeg-ajalt seda kaotavad. Ja Jeesus peab ilmselt aitama neid valu juurde tulla. Ehk et oluline on kohtuda oma eluvaluga. Me ei vaja kiiret lohutust või lahendust. Me vajame armastust ja armastavat suhet. Me ei vaja poputamist ja äralohutamist. Me vajame suhet, mis lubab, julgustab meid valus olema, laseb minul olla ja on olemas ega hülga mind, kui ma olen oma valu sees. Sest nii on. Paradiisist väljaspool olev maailm, selles voolab lakkamatu valujõgi. Ja meie igaühe küsimus on, millisel hetkel me sellesse astume ja kas me astume või kuidas me sinna astume. Aga kui me liiga kaua sellega viivitame, siis saab valust kivi, mis vajutab meid ligi maad. Valu peab olema piisavalt avatud ja värske, et sellega võiks kohtuda.
sest vastasel korral ta kalgendub ja kivistub ära. Ja me ei avasta enam seda, mida see valu meile õpetada võiks. Kuidas ta meid juhib selleni, mis meid endid avastama paneb ja kuidas ta juhib meid selleni, et me nii väga vajame seda sidet oma isaga, oma Jumalaga. Sest just seal avardub selle tõelise armastuse igatsus, mida me paradiisist lahkudes kogu aeg oleme tundnud. Nõnda võiks öelda, et valujõel on alati armastavad kaldad kahel pool. Ja see viib meid otse suunaga paradiisi tagasi. Ainult meil on vaja sellesse jõkke julgeda astuda ja selleks me vajame fookust oma isa Jumala silmades. Vajame seda pilti, mis meid julgustab astuma sinna, kuhu me hirmsasti kardame. Aga ühtlasi vajame me enda kõrvale ka inimesi, kes meid julgustaksid, kes oleksid meie kõrval ja ei püüaks meid sellest eemal hoida, kus me tegelikult oleme ja millesse me astuma peame. Ei püüaks meid liiga kiiresti ära lahendada, lohutada, üle hooldada, vaid oleks valmis olema meie kõrval ka sellise valukogejana. Ja samas luues selle kohaloluga lootuse, selle pildi, mis vaatab läbi, nii nagu Jeesus õndsaks kiitmistel ütleb. Näiteks, õndsad olete teie, kes te nüüd nutate, sest teie saate naerda. Sellepärast on oluline, et me kogeksime seda, mida koges Jeesus ristil. Et Jumal on alati armastavana tema kõrval igas hetkes. Ta ei vii meid sellest mööda, ta ei võta meid sellest ära ega välja, vaid laseb meid selles olla ja hoiab meid selles purunemata või kivistumata, liiga suure valu alla mattumata. Kui me tema silmadesse vaatame, siis me teame seda. Ja neis silmades on perspektiiv, mis räägib, et me varsti saame jälle naerda. Seda räägib meile kogu kannatusnädal. Selle teadmisega me oleme ka täna siin, et astuda siit edasi vaikse laupäeva sügavasse tühjusesse, et olla valmis ülestõusmise hommikul naerma vastuse. Aamen. Teate, ma ikkagi teen selle. Enne Käärkammeris tekkis mulle siis mõte, et kui kõik laulame siin neid regivärsilisi laule, siis ma ka tegin selle jutluse peale paar rida. Triin juba ütles, tule, me peame juba minema. Nii te võite muga kaasa laulda. Kristus ristil kannatas isa armastuse toel. Kristus ristil kannatas isa armastuse toel. Kas Jeesus oli õnnelik omadel ja ristil veel? Kas Jeesus oli õnnelik omadel ja ristil veel? Paradiisist väljapool valujõel on pidev vool. Paradiisist väljapool valujõel on pidev vool. Sellel süngel vetevool armu kaldad kahel pool. Sellel
sisse astuda, saan paradiisi kantud taas. Kui julgen sisse astuda, saan paradiisi kantud taas. Tänu olgu Jumalal, et ta meid nõnda armastab. Tänu olgu Jumalal, et ta meid nõnda armastab. Nii õnn